mul oleks kõht tühjaks ja siis ma kirjutasin Karolinile, et äkki ta viitsib kuskile sööma minna. Siis ta algul mõtles, kõhkles küll, et ei tea, et nagu tal on küll millegi isu, aga ta ei tea, mille isu. Aga lõpuks ikkagi ütles, et okei, ta tuleb mulle järgi siis. Ning siin ma nüüd siis teda ootan. Siiamaani pole veel tulnud. Ei ole teda näha ka veel kuskilt. Aga ta ütles, et paari minuti pärast võin välja alles minna. Tuli meits varem vist. Aga õues on ilus, et ma arvan, et sellest ei ole midagi. Siin on hea mõnus olla. Siuke mõnus kevade lõhna on tunda ja linnud laulavad ja täitsa hea on. Ta võiks juba tulla ka, aga ta vist ei tule veel nii pea. Mul oleks rohkem sõpra olla, kellega käia niimoodi väljas jalutamas, kui ilusad ilmad on, aga noh, ei ole väga sellist sõpru. Aga ma tean, kui ma Toniga olen jalutamas käinud, siis on ikka sama teema olnud, et algul küll vingun, lähme jalutama, ja nii ilus ilm on. Ja siis lähme jalutama, siis 2 sammu kõnnin, siis ma juba vingun Tonile, et lähme koju ära, mul on nii külm. Tavaliselt nii on jah. Aga noh, vähemalt sai siis paar sõõmugi värsket õhku hingatud. No huvitav, kus ta on? Ikka veel ei tule. Ootan ja ootan. Ei tule ja ei tule. Seal ta ongi. Ootab ilusti. Nende järjekorda. Tuleb. No tere! Oh, see on hea soe. Kus me sööma lähme? Ma ei tea, mis sa arvad? Siis ja mõtled. Kus sa minna tahad? Mis isu sul on? Haisada. Mida? Mis ais? Haisada. Mina või? Miks? Tahaks midagi head, mida ei ole väga hästi ammu saanud. Näiteks nagu mingi kartulit ja kastat. Mõni grillvorstipraad või midagi. Ega ma mõtleks, ma tahaks küll mingit snitslit või siukest nagu mingit korralikku. Ja korralikku toitu selles suhtes. Ma ei tea, kust saada. Mäkk on ka samas nii tavaline juba. Aga kui võttagi näiteks et samas grillburgerist, ma ei tea, kas see on lahti võib-olla. Mingi purksi hoopis, mitte mingit purksi ei tea, päästad. Mingit siukest mahlast, paksud, see on sama peekoniburger oleks raudselt hea. Täna ma tahaks seda peekoniburgerit. Too tundub nüüd nii hea. Või siis istume siin. Käid mõne võikusi kodu midagi. Me oleme on olemas. Eile käisime ka grillburgeris, siis ma tellisin ära grillvorsti praegu, nagu Karolin soovitas. Ja siis ma vaatasin, et seal on ju see peekonipurks ka. Mis ma ütlesin praegu? Kas ma ütlesin grillvorsti burgeri või? Ma ei mäleta, tõuke tunne küll nagu oleks söönud, aga ma ei ole kindel. Aga seal oli igastahes peekoniburger, mis tundus nii hea. Ja sama hinnaga mõtlesin, ma oleks võinud ikkagi selle võtta. Täna siis võtan. Lähme tagasi ja parandame oma vigu. Selline on siis grillburgeri peekoniburger. Ei näe küll väga ahvatlev välja minu arust. Ma lootsin midagi enamat, ausalt öeldes. See peekoniviil on ka seal sees nagu, noh, üks suur singitükk lihtsalt visatud sinna vahele. Ei ole need õiged peekonid, mida mina lootsin. Ja Karolin võttis ikka grillvorsti praegu. Kindla peale välja. Noh, mitte ei peaks pettuma nagu mina praegu. Aga hakkame siis sööma. Võtta esimene amps. Karolin tõi mu siia Rahinge järve juurde. Järv on seal taga, peidus juba. Siin on mingi kuppel. Karolin tahab siia elama minna. Ma ei ole kunagi käinud siin. Karolin tutvustab mulle Eestit, Tartut. Välja küll väga ei taha minna, külm on. See on Rahinge ekstreempark. Ja me teeme ekstreemasju või? Võime siin ka teha. Vaata, kelle auto siin on. Praegu vaatasin, et tuttav automaja eest autost välja, Karolini autost. Ja Toni on koju tulnud. Seepärast ta küsiski messengeris mu käest, kus ma olen, mis ma teen. Ta kodus. Ma on ikka nirk. Ta ei öelnud mulle.
sa kodus oled? Tšau! Oi fai! Mina arvan, et ma kodus olen. Tegin ületuse. Tulime praegu Ohjale. Tulime Toni venna sünnipäevale. Tomi sünnipäevale. Lähme nüüd. Tere! Tere! Ma soovin õnne ka sulle siis. Sooviski sulle Face'is ja... Jaa, aga Face'is. Palju õnne siis? No, ma tänan teid. Palju õnne! Tõsta tünde! Meid ootab ees sama. Ma olen siukest video näinud, Tegelikult, jah. Väga äge. siukest video näinud sinust, et su liimitakse paberi. Teil oli oktoobris. Mida? Et su pandakse ümber paberi. Kilet või? Kilevane ja... sa ei tohi, siis magavad. Tulime Karoliiniga just töölt ja otsustasime, et täna lähme pitsat sööma. Pärast tööd premeerime ennast, on ju. Nagu ma oleks hästi palju täna teinud. No ikka tegime küll. Nüüd sõidame siis ooperasse. Karoliin sõidab siin ilusti. Tublilt. Karoliinil on nüüd lillad otsad, nagu te näete. Vahetab ka värvi nüüd. Minult eeskuju võtta. Ja näitame siis, mis sööki me võtame sealt varsti. Tellisime praegu ära. Mina võtsin siis Romana, kus on sinialitsuus. Mina olnud meeldib sinialitsuussuga. Ja mis sa, Karoliin, võtsid? Tavasjakli, jah. Joogiks võttis koppa, jah. Ma võtsin mahla, segumahla. Ma võtsin ka kokka või limonaadi võtta, sest segumahl maksis euro ja temal maksis euro 30. Nii et ma oleks pool litrit selle eest saanud. Ei, on ju poole litrine, on ju. Just. Nii, siin on siis Karoliini akliapitsa ja minu Romana. Siin on igastahes, siin on Sinki, Roman. Aga hakkame sööma siis. Dig in. Bowlingusse Marko ja Anderoga ja siin pann praegu skooripisse. Meil on kõige rohkem punkti, kus me näeme. Ma ei tea, ma olen ühe korra bowlingus käinud. Ja vaadake nüüd, kuidas see mängib. Ma olen ainult 2 kurikat saanud rohkem või ma ei tea, ei ole kurikat arv. Ma ei tea, pall tuli ja pani asja paika kohe. Näitab scoreboardi ka. Vaatame Sander võivad viska. Nii. Angel on võiga rohkem, noh. Nii, mul on võiga vähem arvatavasti. No, aga ma ei olegi selle jaoks kohta. What the fuck? Mis see tegi? Ise läks pani nagu need kurikad, tõstis üles 2 kurikat juba kukkus. Ta läheb maailma suurim noor. See kurikas oli puudu.
kuidagi. Siis just ei tule, jah? Ja muidu tuleks, aga ma ei saa see ära. Ai, napilt! Napilt! Trippel! Meelde hoogu sisse saab. Rahvaküsitlus. Kas Laura vlogib liiga vähe? Palun jätke enda kommentaarid alla. Süüa viinad ja vaata seda nagu lihtsalt vaadake. Mul ei ole aega nii palju. Ma käisin aega, halloo. Ma saan ikka pärast tööd koju minna ja lebada ja süüa. Palun võta kätte, Laura, me kõik ootame su videot. Vaadake seda. Mann nüüd rääkis, et ma vist vlogin vähe. No, tegelikult võib-olla mul oleks isegi filmida asju, sest ma aeg-ajalt ikkagi käin kuskil ja Karoliiniga eriti me käime tavaliselt väljas, kas või natukenegi söömas ja nii. Aga vahepeal ma unustan kaamera kaasa võtta, siis vahepeal ma võtan kaasa, aga ma ei filmi midagi, sest et nagu minu jaoks ei ole midagi erilist, nagu see, kui me lihtsalt sööme. Teine asi on see, et ma võin filmida, aga siis hiljem kodus see video kokku paneks, see võtab nii palju aega, et ma varem ka, ma olen juba rääkinud korduvalt sellest, ma arvan, et teid on juba ära tüüdanud ka see, et ma vingun ainult, et ma ei viitsi neid videosid kokku panna. Üldiselt mulle meeldib vlogida, mulle meeldib nagu hiljem vaadata neid videosid tagantjärgi ja meelde tuletada, mida ma tegin ja aga lihtsalt jah, see videode kokkupanemine võtab palju aega. No tegelikult ma olen viimasel ajal suhteliselt lohakam. Ma tahan nagu kiiresti need videod ära saada, siis ma jätan väga palju mõttetust sisse ühesõnaga. Aga see selleks. Jah, tegelikult need teised vlogerid, kes need igapäevased on, teevad iga päev videosid, siis nad põhimõtteliselt teevadki ainult seda tööd ja sellest nad saavad palka nii-öelda. Ja see ongi nende töö nagu, et nad ei käi nagu lisaks veel kuskil tööl. No kindlasti on ka sellised, kes käivad, aga ma ei tea, kuidas nad suudavad siis. Aga minul on oma töö ja mina selle YouTube'i eest raha ei saa. Ja teen lihtsalt lõbu pärast seda. Et jah, et mul endal läks tulevikus nagu, et need videod jääksid alles ja ma näeksin neid kunagi. Aga tuleb suvi, siis saab Toni koju kaitseväest täitsa ära, siis me käime rohkem, me teeme igasugust asju, nii et siis ma loodan, et tuleb rohkem videosid ja siis ma üritan küll ennast sundida, et need videod nagu valmis teha ja panna tihedamini ülesse. Aga mul saab varsti 1000 subscriberit täis. Äkki see motiveerib mind rohkem, kui mul 1000 täis saab. Ma ei tea, miks peaks, kui mul praegu on üle 900, mis on väga-väga kõva sõna minu enda jaoks. Kindlasti mitte teiste jaoks, aga minu enda jaoks on. Praegu on 920 midagi. Nii et rääkige teistele ja öelge tal subscribe'iksid. Sest 1000 on vaja täis saada. Ning siis ma panen üles ühe väga vinge video. See on nagu selline üllatus. Ma arvan, et te ei oota seda. Te isegi ei arva, et selline video võib üles minna. Ma arvan millegipärast, et te ei arva. Aga ma nii väga tahaks juba seda kõike teiega jagada ja seda videot lõpuks üles panna, aga ma ei saa, sest 1000 subscriberit ei ole täis. Nii et kiirustage ja jagage ja öelge teistele ka, et nad subscribe'iksid. Aga ma loodan, et teile meeldis see video. Kui teile meeldis, võite thumbs up panna. Ja kui te ei ole veel subscribe'inud, siis kindlasti vajutage ka sinna subscribe nupukese peale. Et ei jääks iialgi ilma minu uuest videost. Aga järgmises videos näeme.